Ja sellega tervitame kindral Jack Keani, erru läinud Fox Newsi vanem analüütikut, endist armee asejuhti ja nüüd Sõjauuringute Instituudi presidenti. Kindral, tere tulemast! Jennifer ja Jonathan jagasid seda, mida nad on teada saanud Pentagoni ja Iisraeli allikate kaudu. Kuidas hindate olukorda Väinas ja seda relvarahu praegu, kindral? Kindlasti liigume relvarahuga täiesti teistsugusesse etappi. Ma arvan, et Iisraeli või Ameerika baaside vastu suunatud rünnakutega seotud rikkumised lahendatakse järgmise 48 tunni jooksul. Kuid me loobusime sõjalistest operatsioonidest kui survevahendist kokkuleppe saavutamiseks, kui kehtestasime relvarahu. See ei tähenda, Marta, et meil pole enam mõjuvõimu, sest tegelikult meil on. Ja see mõjuvõim on tagada, et meil see on. Et iraanlased mõistaksid, see on 2 nädala tähtaeg ja ainult 2 nädala. Kui nad ei nõustu meie tingimustega Islamabadis ja 2 nädala jooksul kokkulepet ei saavutata, siis alustame kindlasti uuesti lahingutegevust. See on tõeline mõjutusvahend. Ja mida iraanlased nendel läbirääkimistel teevad, sest see on etteaimatav, see on nagu Putiniga tegelemine. Iraanlased tahavad siin venitada ja pikendada läbirääkimisi ning veenda meie läbirääkijaid, et nad on tõesti kokkuleppele lähedal, aga vajavad natuke rohkem aega. Mis siis juhtub? Me pikendame relvarahu veel 1 või 2 nädala võrra ja võib-olla natuke rohkem, kui oleme kokkuleppele lähemal. Mida iraanlased sellega saavutada püüavad? Nad püüavad võita võimalikult palju aega, et viivitada ja võimaldada naftahindade taastumist ja stabiliseerida poliitilise süsteemi taastumist ning vähendada presidendi õlul lasuvat survet, mida ta kindlasti tunneb. Seega on tema kalduvus pärast mitut nädalat ilma edusammudeta mitte soovida lahingutegevust uuesti alustada. Ma usun, et see on tee, mida iraanlased järgivad. Kui nad valivad teise tee ja on valmis loobuma oma tingimustest ning nõustuma president Trumpi meeskonna tingimustega, oleks see parim, kuid ma olen nende suhtes skeptiline. Ma tean kindlalt, et me oleme Iraani tõsiselt kahjustanud. Nad on väga nõrgestatud seisus ja meie sõjavägi on selle kahju väga selgelt näidanud. Aga nad on ikka veel võimul. Ja usu mind, Vahedi, IRGC juht ja Kabilov, parlamendi esimees, on väga ühtsed. Konditsioon oli tõesti Iraani juhtimise juures ja mis see oli? Miks? See relvarahu toimus, sest nad teadsid väga hästi, et ainus eesmärk Hormuzi väina sulgemisel oli sõda peatada ja nad saavutasid selle. Aga tegelikkus on see, et kui nad on tõesti valmis kokkulepet sõlmima, siis on see juba teine lugu. Sest ma tean seda. Trump ei tee halba kokkulepet. Ta tunneb neid mehi. Ta on nendega rohkem läbi rääkinud kui ükski eelmine president. Ja ta teab, et mõnikord nad ajavad palju jama, segavad asju ja levitavad valesid. Ja meie meeskond peab ilmselgelt sellest kõigest enne alustamist teadlik olema. Ma eeldan, et nad saavad sellest aru. Meie garantii siin on president ise. Ta ei nõustu halva kokkuleppega. Naastes lahingutegevuse juurde selgituseks, see jääb jõusse. Meil on nii-öelda ässvarukas. Jah, meil on strateegiline ressurss, Hargi saar. Selle saare puhul võime oodata operatsioonide lõpuni, et see enda kontrolli alla võtta või hävitada. Kui me selle enda kontrolli alla saame, saab see iraanlastega läbirääkimistel vahetuskaubaks. 90% nende nafta ekspordist tuleb sealt. Ütleksime esmalt, andke kogu tuumataristu üle. Andke kõik üle. Rikastatud uraan, tsentrifuugid ja alles jäänud kaskaadreaktorid. Sama leping, mille Bush andis Gaddafile, kui me võimu üle võtsime. Ja nad lammutasid programmi ja viisid selle minema. Ja muud asjad, mille jaoks saame kasutada Hargi saart. Kui te seda ei tee, hävitame 90% teie nafta ekspordist.
See tooks kaasa režiimi kokkuvarisemise nende majandusliku suutlikkuse mõttes. Põhjustada majanduslikku kokkuvarisemist, nii et meil on endiselt palju mõjuvõimu. Siin on minu mõte, Marta. Ma saan aru. Ja ma olen kuulnud sinu argumente, et me kaotasime mõjuvõimu relvarahuga. Aga Kargi saar on endiselt mõjuvõimu allikas. Kindral, mida te võimaluse korral lühidalt ohvrite kohta arvate? President ütleb, et nad saaksid osa laevade teemaksudest sealt. Hormuzi väinas on meil mõned andmed. Teherani teemaksu potentsiaalne kasum võiks tuua Iraanile $100 miljardit aastas, kui me lubame neil seda teha. Teie kiire arvamus selle kohta, kui võimalik, kindral. Aitäh! Iraani poolt nende teemaksude kehtestamine on selgelt mereõiguse rikkumine. See ei ole Egiptus, kus neil see on. Kas teemaks või tasu? Sest see on Egiptus, maa, kus asub Suessi kanal. See ei ole Panama, see on sama asi. Panama. See on rahvusvaheline transiidiveetee. Täpselt nii. Ja sul on täpselt see keelatud. Ja minu arvates peaksime sundima iraanlasi sellega lõpetama. President ütleb, et võib olla. Soovib osa sellest ületuskulust. Ja läbirääkimised on alles alanud Pakistanis. Järgmine voor toimub laupäeval. Kindral, suur tänu teile. Nüüd teame, et president Trumpi ähvardus Iraani energiakeskuse vastu sundis režiimi juhte USA-ga relvarahu sõlmima. Kuid 2 nädala pikkune vaherahu kestab vaid seni, kuni Iraan avab taas Hormuzi väina. Seoses teadetega sel nädalal Pakistanis kavandatud silmas-silma kõnelustest 2 päeva pärast reedel. Valge Maja pressiesindaja ütles, et silmas-silma kohtumiste üle arutatakse, kuid midagi pole ametliku teadaandeni kinnitatud. See mõjutab kohtumist presidendi ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel. Mark Dubovits, endine Iraani nõunik Bideni, Trumpi, Obama ja Bushi valitsustes, selgitab meile. Mark, tere hommikust! Ja ma tahan rääkida relvarahust ja sellest, kuidas see kõik juhtus, aga las ma küsin kiiresti selle NATO küsimuse kohta. See saab olema huvitav ja võib-olla tuline kohtumine 2 sõbra, presidendi ja Rutte vahel, sest NATO pole meid toetanud. Jah, kohtumine 2 suure sõbra vahel, aga president on pettunud NATOs ja selle väheses panuses. Selles sõjas avastasime, et meil on tugevad liitlased nagu Iisrael, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja Ukraina. Kahjuks enamik Euroopa liidreid ei olnud meie poolel ja olid kriitilised. Ja kindlasti ei anna me ise ka eriti palju panust. Jah, Mark, sa oled nõustanud presidente nagu Biden, Trump, Obama ja Bush. Mis toimus kulisside taga, kui vaadati seda 10-punktilist plaani? Kuhu me liigume? Me ei ole kõiges ühel meelel. Mis siis järgmise 2 nädala jooksul juhtub? Kuidas me jõuame kompromissini? Põhiline erinevus on see, et pärast 15 kuud Trumpi ametisolekut pole Iraan olnud 47 aasta jooksul kunagi nii nõrk. Ma mõtlen, kahju, mida režiimile on president Trumpi ajal tekitatud, on märkimisväärne. Ta tuleb maksimaalse mõjuga ja 15 väga selge nõudmisega iraanlastele. Ma arvan, et on väga ebatõenäoline, et president Trump nõustub Iraani naeruväärsete nõudmistega. Me otsime kokkulepet, mis võtaks Iraanilt ära sõjapidamisvõimekuse ja tuumavõimekuse. Takistades neil ähvardada oma naabreid või Ameerika Ühendriike. Mark, ma olen üsna uudishimulik, president on palju saavutanud. Ameerika avalikkuse hea tahe ja kuidas ta konfliktidega toime tuleb. Aga kui vaadata punktiplaani, siis on nii suur lahknevus selle vahel, mida Ameerika Ühendriigid tahavad ja selle vahel, mida Iraan oma eesmärgiks seab. Nad tahavad, et me lahkuksime ja et Iisrael kaoks. Kas on olemas mõni juhtum, kus praegused Iraani valitsejad tõesti nõustuksid püsiva rahupakkumisega? Kindlasti on Zeva ja Iraani nõudmiste vahel suur lõhe, kuid režiim seisab nüüd silmitsi täieliku hävitamise perspektiiviga. Selle režiimi nekroloogide nimekirja vaadates, kui palju komandore ja juhte, sealhulgas endine kõrgeim juht Ali Khamenei, on USA ja Iisraeli ühendatud jõudude poolt kõrvaldatud, peab režiim mõistma, et neil on valik, kas leppida president Trumpiga või lõpetada ajaloo prügikastis. Hormuz ja see režiim omavad surmavaid vahendeid, mis suudavad ohustada Ameerika Ühendriike ja meie liitlasi. Hästi. Ja me näeme, mis selle tänase NATO kohtumisega juhtub. Kas me lahkume NATOst? Suur aitäh! Aitäh!